Alustame heade uudistega. Eestis on sooline palgalõhe võrreldes eelmise aastaga 1% võrra vähenenud. See on Statistikaameti andmetel läbi aegade madalaim tase. Kui panna see arv aga suurde pilti, siis Euroopas oleme me siiski eesrinnas tagantpoolt ühe suurima palgalõhega. Seda direktiivi on üle võtta just vaja nende ettevõtete pärast, kus kohas naiste peale ei mõelda piisavalt. Et see on muidugi hämmastav seisukoht valitsuse poolt, et tõesti meil on sooline palgalõhe üks suuremaid Euroopas ja see tegelikult kandub naisega ju kaasa. Et lõpuks on tema pension väiksem, lõpuks kui ta haigeks jääb, on tema ravikulud väiksemad. Et kõik sellised probleemid, ma ütleks kahetsusväärne. Euroopas tuleb direktiiv, mis võiks palkade ebavõrdset maksmist vähendada. Seal on reguleeritud mitte ainult sooline diskrimineerimine, vaid ka muud. Näiteks peaks tööandja juba töökuulutust avalikustades teada andma palgavahemikku. Lisaks ei tohiks ta uurida inimese eelneva palga kohta. Meie valitsusega kuulutas alles eelmisel nädalal, et selle direktiivi nemad lükkavad edasi, sest see suurendab ettevõtete halduskoormust. Kindlasti sellega tuleb tegeleda, küll aga me ei usu, et erinevate keeldude, käskudega, ebavajaliku bürokraatia loomisega ettevõtjatele me seda eesmärki saavutame. Ehk meie soov on see direktiiv jõustumine 2 aastat edasi lükata. Pärast selle väljaütlemist tuli aga igast uksest ja aknast kriitikat ning nüüd teatati, et majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo saatis kooskõlastusele just palgateemalised seadusemuudatused. Eelmisel nädalal, kui me rääkisime, siis tegelikult hoiak oli pigem see, et me lükkame kõik edasi ja ootame, et võib-olla saaks päris palju muutusi teha. Milles siis see meelemuutused nüüd ikkagi need korrektsed või konkreetsed muudatused ikkagi juba läbi viiakse? Ei, meelemuutust ei olegi olnud, et just meie murekoht ongi olnud see liigne halduskoormus. Ehk selgelt aru saada, sisuline probleem on olemas. Sellega tulebki tegeleda ja selleks me saame teha konkreetselt ettepanekud siseriiklikusse seadusandlusesse. Seaduses muudetakse järgnevat. Tööandja peab edaspidi avaldama kandidaadile palgavahemikku juba enne esimest tööintervjuud. Kandidaadilt ei tohi küsida tema varasemat palka. Töötajatel on õigus oma palgast rääkida, seda ei tohi keelata. Lisaks täpsustatakse seaduses põhimõtet, et naised ja mehed peavad saama võrdse või võrdväärse töö eest võrdset tasu. Nüüd püütakse nagu oma apsakat lappida kuidagi ja midagi teha, jälle tehakse pool selle asemel, et teha terve osa ära. Tõesti, kui seal on mingisugused loogikad, mis Eesti ettevõtetele on vaja kohandada, siis see on ministri ülesanne olnud, Erkki Keldo ülesanne viimased 1,5 aastat. Ilmselgelt pole siis toime sellega tulnud. Kuidas siis sellist otsust niimoodi vastu saab võtta, et Euroopas tuleb direktiiv, teeme poole nii-öelda ära ja mingi poole jätame tegemata, et kas sellega kaasnevad mingid tagajärjed? No nagu me ütlesime, Euroopa Komisjoniga asume läbirääkimisse, et Euroopa Komisjon peab nõustuma selle edasilükkamisega, aga nagu ma rõhutasin, me ei ole seal kuidagi üksi, veel hetkeseisuga on ainult üks liikmesriik, kes on selle direktiivi üle võtnud. Selle direktiiv peaks jõustuma juba 1,5 kuu pärast, aga suur enamus ei ole isegi veel selle seaduse eelnõuga edasi jõudnud. Kui suur palgalõhe on, see sõltub ka palju valdkonnast. Kõige suurem palkade ebavõrdsus oli 2025. aastal finants- ja kindlustustegevuse, hulgi- ja jaekaubanduse, töötleva tööstuse ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande tegevusaladel. Kusjuures leidub isegi valdkondi, kus naiste tunnitasu on meeste omast kõrgem. Seda näiteks veonduses ja laonduses, kinnisvaras ning muudel teenindavatel tegevusaladel. Eelmisel aastal oli meeste keskmine brutotunnitasu 13 eurot, naistel 11 eurot ja 40 senti. Kui palju siis selline direktiiv ettevõtteid mõjutaks? Teadlasena me üritame kõike mõõta ja just tulemustele vastavalt ka reageerida, et nii ka meie palgasüsteem on kujundatud inimese ekspertiisile vastavalt, ei puuduta tema sugu, tema vanust, vaid otseselt tema oskusi ja teadmisi. Et selles mõttes mehed, naised, noored, vanad saavad meil palka vastavalt oma oskustele. Meie jaoks direktiiv otseselt midagi ei muuda, et oleme oma ettevõttes ja sisekorra eeskirjades sellega selgelt sõnastanud, et ei soolist, rassilist ega muud diskrimineerimist ettevõttes olla ei tohi. Andmeteaduse valdkonnas, võrreldes IKT valdkonnaga laiemalt, on näiteks naiste osakaal ka kõrgem ja meie juhatuse tasemel eeldame alati, kuigi ametlikult ei ole meie palgad avalikud, siis mitteametlikult eeldame, et nad on avalikud ja igasugune diskrimineerimine tuleks kohe välja. Kui kõik muudatused seadusesse kirja saavad, on lootust, et järgmistel aastatel palgalõhe veelgi väheneb ning lõpuks kõik sama töö eest ka sama palka saavad. Ja siis jõuame võib-olla ka kunagi sinna, et naised ei pea Eestis meestega võrdse palga teenimiseks töötama aastas 33 tööpäeva rohkem.